Maido, te olete Captain Corrosion osaühingu juhataja ja Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kiletehnoloogia labori insener. Juba mõnda aega tagasi sai teatavaks, et te valmistate Eesti EstCube 2 satelliidi peale nanotehnoloogilist eksperimenti. Kas te räägiksite natuke mõne sõnaga, milles see eksperiment sisuliselt seisneb? No eksperiment seisneb selles, et tahaks üldse ära näidata, kas meil on võimalik korrosiooniteste kosmoses läbi viia, ilma et me peaksime ise kosmosesse üldse üles minema. Ja muidugi me ei lähe sinna testima niisama mingit materjali, vaid tegelikult tahame testida ühte kaitsekatet, mis on Tartu Ülikooli materjaliteadlaste poolt välja töötatud ja mis on osutunud üsna heaks maapealsetes tingimustes, ehk siis lennukite jaoks, autode jaoks näiteks. Ja seda katet tahaksime siis testida ka kosmoses, et vaadata, kas see sobib ka kosmoserakenduste jaoks. Aga kuidas see katseeksperiment sisuliselt välja näeb? No olemuselt on katse selline, et meie kaitsekate on kantud ühe hästi peenikese alumiiniumtraadi peale ja me mõõdame selle traadi elektrilist takistust pikema aja vältel. Ja selle elektrilise takistuse muutuse järgi saame otsustada, kas meil see traat on edasi oksüdeerunud, kas see pinnakiht on sealt kulunud kuidagi atomaarse hapniku toimel või on mingi mikrometeoriit sinna vastu lennanud ja see traat on üldse päris katki läinud. Ja seda tulemust tahame siis võrrelda lihtsalt tavalise alumiiniumtraadiga, kus ei ole meil kaitsekatet peal. Nii et kui me võrdleme nüüd kaetud traati ja ilma katteta traati nende elektrilise takistuse muutust, siis me saaksime juba selle järgi hinnata, kas meie kaitsekate kosmoses töötab või mitte. Ja muidugi on plaanis maa peal teha ka ohtralt lisakatseid, et kinnitada kosmoses mõõdetud tulemusi. Ja nüüd, kui me räägime sellest kosmosekatsest, siis seal me kasutame natukene paksemaid katteid, kindlasti rohkem kui üks aatomikiht, sest nad peavad olema ka mõnevõrra mehaaniliselt vastupidavad. Ja seal me kasutame keraamilisi kaitsekatteid. Ja sellise keraamilise kaitsekatte valmistamine toimub meil mitmes etapis. No, esiteks töötleme metallipinda eelnevalt elektrokeemiliselt ja seejärel kasutame aatomkihtsadestust, et modifitseerida seda eelnevalt töödetud pinda. Ja aatomkihtsadestus ise on olemuselt selline protsess, mis võimaldab ühe aatomkihthaaval sadestada mis tahes materjale. Kuidas te selle teema üldse jõudsite? No, pinnakatete juurde jõudsin nüüd niiviisi, et otsisin endale uurimustöö teemat peale bakalaureuse õpet ja siis vaatasin, et kiletehnoloogia laboris on võimalik töötada välja õhukesi kaitsekatteid, mis kaitsevad korrosiooni eest erinevaid materjale. Ja see tundus minu jaoks loogiline ja vajalik teema ja seepärast siis tulingi siia jutule ja tundus, et tahan selle teemaga ka edasi tegeleda. Ja siiamaani on tundunud, et see on üsnagi põnev. Ja ettevõtted tõepoolest tulevad erinevate probleemidega ja siis me oleme suutnud nendele lahenduse leida. Näiteks hiljuti oli üks ettevõte, kellel oli probleem anodeerimisega. Tulid minu juurde ja praagiprotsent langes neil 30 pealt sisuliselt 0 peale. Nii et kui on mingi materjaliteadusega seotud probleem või korrosiooniga seotud probleem, siis tuleb Google'isse trükkida siis Captain Corrosion ja leiategi õige inimese üles. Aitäh!